Tere, mina olen Ivar Kuussev ja tänases videos räägin ma sellisel teemal nagu tõde ja oma tõe rääkimine. See teema on olnud üks mu lemmikteemasid viimastel aastatel üldse, ka endamisi mõtiskledes selle üle ja arutades selle üle ja ma olen seda teemat vaadanud igast erinevate tahkude pealt, koorinud nagu banaani seda teemat läinud järjest sügavamale ja avastanud järjest rohkem selle teema kohta, et nagu miski tõmbab mind tõe rääkimise juures, kogu see teema nagu tõmbab mind. Ja mul on olnud nagu väga erinevad, ma olen olnud väga erinevates etappides ja nagu erinevates kohtades oma elus seoses selle teemaga. Et küll on olnud teemaks mu elus eitamise mustrist üle saamine, tegelenud valetamise teemaga, aususega, hädavaled, valged valed, et teinud nad kõik enda jaoks hästi selgeks ja võtnud otsuse vastu, kuidas ma edasi tahan minna siin elus. Ja nüüd olen ma jällegi uue tahu otsas nii-öelda ja selles videos ma jagangi lähemalt, kus ma hetkel selle teemaga olen. Ja üldiselt võib öelda, et just viimasel ajal järjest rohkem ja rohkem on mu sees nagu mingisugune tõmme või mingisugune asi nagu lükkab mind oma tõde järjest rohkem väljendama. Võimalikult paljudes olukordades olla igas hetkes võimalikult mina ise, võimalikult autentne, häbenematult, inglise keeles on head väljendid selleks, unashamedly, unapologetically myself. Ma ei hoia ennast tagasi olukordades, ei oma tuttavate, sõprade ja perega, töö juures ja olen täielikult mina ise ja räägin seda, mis on minu tõde. Ja minu väljakutseks praegu on see, et kuidas rääkida tõde kõrgematelt teaduskihtidelt. Kuidas väljendada ennast nii, et ei laskuks argumenteerimisse ja vaidlustesse, sest need ainult lisavad hoogu sellele tsüklile. Ma justkui lisaks ainult õli tulle ja see ei vii mitte kuhugi ja see ei pane meid hästi tundma. Ja päeva lõpuks, nagu ma olen aru saanud, mõjutame ma keemiliselt ka ühisteadvust lihtsalt enda tõde jagades. Ehk siis me transformeerime tihedust valguseks, kui metafüüsilisi väljendeid kasutada. Nii, ja kuidas ma tõlgendaksin siis praegusel hetkel tõde? Tõde on sagedus. Energiat vibreerivad sagedustel. Ja meie oma tõde vibreerib meie kehasagedusel. Ja meie kehalas on mitmeid erinevaid sagedusi, erinevaid energiaid. Osad vibreerivad kõrgelt, osad madalamalt, osad näiteks seal 5,5, osad 3,3, aga meie kehal on ka oma baassagedus, baasresonants. Ja see on nii-öelda siis kõikide nende sageduste keskmine võib öelda. Keha on nii-öelda ankurdatud sellesse sagedusse ja keha pulseerib välja kogu aeg seda sagedust. Ja niimoodi keha nihutab meid järjest kõrgematele teaduskihtidele. Me tunnetame oma baassagedust erinevatel päevadel. Et ta oli erinev paar nädalat tagasi ja ta on erinev siin mõne päeva pärast. Ehk siis ka meie tõed on erinevad, nad muutuvad ajas ja ei tundu samad, kui me lähme elus edasi. Meie baassagedus on joondunud olek, keskmes olek. See on siis, kui asjad tunduvad õiged. Mitte nagu õige versus vale, vaid tunne on õige. See tundub tõene. See on siis, kui me kuuleme kedagi rääkimas ja mõtleme, et see tundub õige. See kõlab hästi. See resoneerub. Et selles on midagi ürgset, mis tundub tõene meie jaoks. Meie tõde tihti ei valideerita väljaspoolt maailmast, sest et see on meie tõde, mitte kellegi teise. Ja parim viis oma tõega tõde leida, tõega kontakti saada, on laskuda oma kehasse
hingata sügavalt sisse välja ja tunnetada oma sisetunnet, oma intuitsiooni, kuulata oma kõrgema mina häält, saada kontakt oma looja tasandiga. Kui me kuuleme kedagi rääkimas või vaatame näiteks mõnda YouTube'i videot, siis tasuks vaadata sõnadest kaugemale. Tasuks tunnetada selle teise inimese energiat, mis nende sõnade taga on. Olla kontaktis enda energiaga ja siis, kui need energiat kohtuvad, siis tunnetada, kas see tundub õige minu jaoks, kas see tundub tõene, kas see tundub voolav, kerge või tundub see vastuoluline. Siuke mäda tunne. Et selle asemel, et kuulata 3D tasandilt inimeste rääkimas, ehk siis pannes tähele, kes inimene räägib, milline on ta välimus, milline on ta reputatsioon, kui kuulus ta on, kui palju tal jälgijaid on, järelikult ta peab usutav olema, kõik see, mis tal suust välja tuleb, on ju. Et selle asemel tasuks energeetiliselt tunnetada, mida see inimene räägib. Me tahame eemalduda selle sõnumi füüsilisest kogemusest ja olemusest. Ja sest see ei ole enam oluline. Oluline on see, mis on meie tõde. Kuna ma olen pigem teisitimõtleja kui enamus ühiskonnast, siis minu tõde ei saagi resoneeruda enamus inimeste tõdedega. Ja see on okei. Aga seepärast peabki sõnumeid tajuma energiaga. Ja siis on meid ka palju keerulisem manipuleerida. Aga meil on vaja oma tõde ära tunda. See tähendab, et me peame olema kontaktis oma kehaga, oma sisetundega. Sest maailmas on lõpmatu arv tõdesid. Ja kõik tõed vibreerivad mingil sagedusel. Ja ükski tõde ei ole õige ega vale. Tegelikult on kõik tõed neutraalsed. Aga iga tõde on tõene mingi inimese jaoks, kes vibreerib samal tasemel. Ja erinevatel sagedustel vibreerivad inimesed tunnevadki ära oma tõe vastavalt siis kas kõrgsageduslikes või madalsageduslikes mõtetes, ideedes ja meie tõed on ajas muutuvad. Tõed pesitsevad erinevates paradigmades ehk maailmavaadetes, mõttemustrites, käitumismustrites ja siis inimesed joonduvadki vastavalt teatud paradigmadega, mõttemustritega, käitumismustritega. Aga meil on vaja teadvustada, et siin ei ole õiget või valet. Et see kõik on energia, lihtsalt energia, sagedused. Mida rohkem meie baassagedus kasvab, seda rohkem me ka joondume kõrgsageduslike ideedega. Ja seda rohkem tõmmatakse meid välja nii-öelda nendest madalsageduslikest teaduskihtidest. Ja seda rohkem me hakkame tundma sellist tõmmet oma tõde välja öelda, jagada oma tõde. Aga siin on võtmekoht, et oma tõe rääkimisel ei tohiks me laskuda veenmisesse või teist inimest püüda tõmmata meie enda tõesse, vaid lihtsalt olla oma keskmes ja jagada oma tõde. Me lihtsalt hoiame oma kõrget sagedust ja puhtalt sellest me mõjutame alkeemiliselt kollektiivset teadusvälja. Me mõjutame madalamaid teaduskihte, madalsageduslikke energiaid ja aitame neid transformeerida, sest nii nagu meie enda baassagedus pidevalt tõuseb, ka maakera baassagedus tõuseb, kollektiivselt ühisteaduse baassagedus pidevalt tõuseb ja niimoodi me kasvamegi, areneme. Ehk siis meil on vaja hoida oma tõde ilma eelduste ja vajaduseta teisi inimesi sellesse tõesse tõmmata, forsseerida. Me ei nihuta ühisteadvust, tehes teiste inimeste arvamusi valeks, tõdesid valeks, kiusates neid kuidagi mõnitades. Me lihtsalt teadvustame endale, et me hoiame kõrgemat sagedust kui teised, me ei lasku vaidlustesse ja me ka ei selgita, et mida me täpsemalt teeme, et umbes, et ma nüüd jagan oma tõde, et ma hoian seda kõrgemat sagedust ja ei. Seda ei pea selgitama, see on lihtsalt meile enda teadmiseks. Ja lihtsalt sellisest tõe jagamisest piisab. Niimoodi me pulseerime enda baassagedust ühisvälja. Ja siin on ka minu õppekoht, et kuidas rääkida oma tõde ilma seda peale surumata, ilma forsseerimata,
ilma mingite eeldusteta, ilma et mul oleks vaja, et teised sellega nõustuksid. Mul on vaja hoida pidevalt meeles, et teiste inimeste tõde ei pruugi olla sama, mis minu oma. Mul ei ole vaja anda hinnanguid teiste tõele, enda tõele. Ja mul ei ole vaja ka ennast väljendada, et mina usun seda, sest et see on minu tõde ja sinu tõde on vale. Sest see on võitlusenergias olemine. See ka nagu ei tee nagu midagi head. Sest joondunud olek on avatud olek. See on neutraalsus. See tähendab, et ükski tõde pole õige ega vale. Ja mina saan jagada oma tõde armastavalt, kaastundlikult. Aga samas ka mina olen inimene, ka mul on vahel emotsionaalsed reaktsioonid. Ja see on ka okei. Ja siin tuleb endale lihtsalt andestada. Kõigepealt tuleb teadvustada, mis toimus, endale andestada ja võib-olla järgmine kord valida midagi muud. Või võib-olla on vaja 10 korda emotsionaalselt reageerida ennem kui oskad muud moodi valida. See on ka okei. Me kõik oleme inimesed, me kõik õpime. Nii, ja võtaks selliste märksõnadega kokku, millest ma täna olen siis rääkinud. Et kuidas võiks rääkida enda tõde? Kõigepealt võiks teadvustada endale, et me oleme vaatleja rollis selles vestluses ja mitte nagu nii väga sinna sisse minna, sest see aitab meil püsida neutraalsuses. Ja neutraalsus tähendab seda, et me suudame hoida enda tõde ja samal ajal lubada hoida teistel enda tõde. Kõik tõed on päris, kõik tõed on tõesed kellegi jaoks, kes vibreerib samal sagedusel. Ja kuna see kõik baseerub sagedustel, siis see ei ole inimene versus inimene, grupp versus grupp, vaid see on tihedus transformeerumas valgudeks. Me lihtsalt kogeme seda füüsilises reaalsuses niimoodi. Ükski sagedus pole vale. See tähendab ka ükski tõde pole vale. Ja kõik tõed on pidevas muutumises. Ja me nihutame kollektiivset ühisteadvust lihtsalt hoides joondunud olekus oma tõde ja jagades seda. Nüüd on võtmekoht see, et meil tuleb leida üles oma tõde, mitte see, mida meid programmeeritud uskuma on. Ja nii ei ole võimalik meid manipuleerida. Ja kui me oleme leidnud oma tõe, me elame oma tões, jagame seda, siis me oleme ka hoitud ja elu toetab meid sellel teekonnal. Meil on rohkem energiat, me pulseerime seda välja, me mõjutame teisi, me mõjutame ennast, me transformeerime ennast, me transformeerime teisi. See inspireerib. Et selline natukene laiemast perspektiivist vaade tõele ja tõe rääkimisele. Et seda tasub praktiseerida ja see ongi pidev nii-öelda praktiseerimine ja kogemuste saamine selles valas, paremaks saamine. Ja samas ei tohi unustada ka, et me oleme inimesed ja kõik me vahel laskume vaidlustesse ja meil on emotsionaalsed väljapursked, aga see on okei. Ja meil tasub lihtsalt teadvustada, mida me hetkel teeme ja sellest saab õppida ja järgmine kord juba paremad valikuid teha. Nii et aitäh teile kuulamast, järgmise korrani!